Tere õhtust! Mina olen Eva Esse. Te vaatate saadet, kus rumalusega tüli noritakse. Ja loomulikult olete teie õiges kohas, sest meie vaatajatest targemaid ei olegi olemas. Ja vahet ei ole, kus te parasjagu viibite. Kas oma kodudest televiisorite taga või siinsamas stuudios meie imelises võltspublikus. Aitäh. No mis te nüüd? Loll saab kirikuski peksa. Armastasid juba meie esivanemad öelda. Tänapäeval näib üha enam, et põhiliselt just kirikus loll peksa saabki. Ning saab ka tark, sest mulle tundub, et ükskõik, mida Eesti inimene teha tahab, üritab kirik teda takistada. Vajate näiteid? Aga palun. Tiit ja Teet tahavad abielluda, kuid kirikule see ei meeldi. Marge ja Marju tahavad karjääri teha, ent Jumal näeb neid pigem köögis. Pillerin ja Tobias tahavad lugeda laste raamatut, aga kirik soovib, et nad loeksid hoopis piiblit. Aga mis siis, võib keegi öelda? Keda see huvitab, mida kirik lubab või kirik ei luba? Meil on ju ilmalik riik ja isegi põhiseadus kinnitab, et Eestis riigikirikut ei ole. No kinnitab tõepoolest ja seaduse järgi on meie riik kirikust lahus. Aga see ei sega kirikul üha jõulisemalt Eesti ellu sekkumast või vähemalt püüdmast seda teha. Ja just sellest tahan ma täna teile rääkida. Mohni saarest Haanja kõrgustikuni. Õnnistagu seda lippu, meie vaba riiki, tema juhte ja rahvast kõige väeline Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Eesti riigi ja kiriku suhe on nagu Mihkel ja Liina Raua abielu. Kord on nad koos, siis on nad lahus ja siis on nad jälle koos. Alguse sai see Eesti ja kiriku draamaderohke afäär 13. sajandil, mil Hans, Herbert, Rüdiger, Achim ja veel mõned ilusate nimedega saksa mehed raudrüüsse pugesid ning Eesti aladele ristiusku levitama saabusid. Meie esivanematel oli toona targematki teha, kui ühe risti löödud hipipiltide ees põlvitada. Ja seetõttu ei tahtnud nad kristlust kohe omaks võtta. Ent mis kinni ei jää, saab kinni löödud. Nii tagusidki sakslastest usukuulutajad Jeesus Kristuse meie esivanematele mõõkadega sõna otseses mõttes pähe. Verd voolas ning sisikonnad lendasid, kuid ligimese armastus ja ülejäänud kristlikud põhimõtted olid seda väärt. Sellest ajast kuulub issa meie eestlaste ellu sama vääramatult nagu kilu võileib, naise peks ning jäägitu usk dopingut kasutanud sportlastesse. Lembitu ja Meelis pöörlevad haudades, kui näevad, millise sihikindlusega eestlased Jumala pojast igal võimalusel räägivad. Mis on seda kummalisem, et tegelikult on Jeesus Kristusel Eestis vähem fänne kui Sünne Valtril, Heli Hansoni Jopedel või teleseriaalil Õnne 13. Eesti on nimelt maailma kõige uskmatum riik, kus usuga seostab end vaid 16% põliselanikest. Ja pealegi pole needki kõik kristlased. Meie seas liigub nii budiste, moslemeid kui isegi sataniste. Tõsi, mis tõsi. 2001. aastal loodi Eestis satanistlik kogudus nimega Musta Veenuse ordu. Ja kui saatana kummardajaid Eestis natukenegi rohkem oleks, ei käiks meie presidendid ja peaministrid riiklikel tähtpäevadel Jaani kirikus, vaid veristaksid Rakvere lihatööstuse farmis sigu. Nõukogude ajal muutusid eestlaste suhted kristlusega keeruliseks. Toonased võimud tahtsid ise inimeste mõistust kontrollida ega soovinud ajupesu tänamatut tööd kirikule usaldada.
Eesti NSV-s peeti kirikus käimist vaata et kuriteoks ning kristlike pühade tähistamine võis kaasa tuua sekeldusi. Taasiseseisvudes tõime aga piiblid uuesti keldrist välja, lõime jõuluehted läikima ning isegi need, kes veel hiljuti kirikute juures inimesi pildistasid ja fotod KGB-sse saatsid, kukkusid nüüd kõik koos püha öö tundama. Jeesus Kristusest sai sõna otseses mõttes superstaar. Ja kui mõni popansambel tõepoolest popp tahtis olla, pidi ta just nimelt Jumala pojast laulma. Tulge kõik, see, kes vaid tahab, tulge kõik, see, kel pole raha, tulge kõik, vaesed ja rikkad üheskoos. Tulge kõik, vangid ja vabad, tulge kõik, Jeesus nüüd jagab kõigile hinnata Just täpselt niimoodi lõõritasid sõnajalad meil imelistel aegadel. Kuna aga Jeesusel on loll komme vesi veiniks muuta, läks kuuldud laulus mainitud eluvee pruukimine paljudele kalliks maksma. Eriti muidugi ansambli sõnajalg liikmetele. Ometi sai ka see usuhulluse laine kiiresti läbi ning Eesti muutus taas normaalseks sekulaarseks ühiskonnaks. Lihavõtted tähendasid mõõdutundetu tõgimist ja see, et paar tuhat aastat varem üks surnukeha segastel asjaoludel õhku haihtus, ei huvitanud enam kedagi. See kõik muutus aga peagi. 21. sajandi alguses otsustas kirik, et aeg on eestlased tagasi juurde viia ehk keskaega. Oma keha ja mõtete eest iseseisvalt otsustanud inimesed ei ole kirikule juba definitsiooni järgi kunagi meeldinud. Nüüd oli tekkinud aga reaalne oht, et Eestist võib saada samasugune liberaalne patupesa nagu näiteks Rootsi või hoidku issand, Holland. Sellist Eestit me ei tahtnud kohe kindlasti. Kuulutati paljudes katoliiklikes sõpruskondades ning ega Luteri kirik saanud kehvem olla. Midagi oli vaja otsustavalt ette võtta. Algas uus ristisõda, sedapuhku nii nimetatud euroopalike väärtuste ehk teie ja minu vabaduste vastu. Kirik asus taastama oma positsiooni Eesti ühiskonnas ja tegi seda kusjuures väga edukalt. Ühtäkki soovisid kõik poliitikud kirikuga nõu pidada ning suuremad otsused tuli alati talaarides härradega kooskõlastada. Eriti läks asi lappama aga siis, kui Eesti peaministriks sai mees, kes teab, kui palju on 2+3 ning kes suudab teha head nägu ka siis, kui on oma salasõpradega kõmupiltnikule vahele jäänud. Jüri Ratas on baptist ja kuigi baptistid toetavad riigi ja kiriku lahusust, pole see usinat poliitkristlast heidutanud. Tundub, et Eesti eelmine peaminister on kristluse heaks teinud rohkem kui kõik ristisõdalased kokku. Ta on eraldanud kogudustele raha, kaasanud kirikuisad poliitiliste otsuste langetamisse ning hoidnud pühakojad lahti ka siis, kui kõik ülejäänud meelelahutusasutused pandeemia hirmus kinni pandi. Need kuradi papid käivad Jüri juures tihedamini kui tema enda valitsuse liikmed. Iseloomustas ühe Eesti juhtivpartei tähtsamaid inimesi rattaaegset olukorda Stenbocki majas. See on andnud omakorda tuge kirikule, mille säravaim täht Eestis on kahtlemata peapiiskop Urmas Viilma. Viimasel ajal on mees igal pool nii palju pildil, et ma ei imestaks, kui kroonika ta aasta seksikaimaks meheks valib. Urmas Viilma on öelnud, et pühakiri on põhiseadusest kõrgemal. Ta tahab kirikule Eestis spordiga võrdset tähelepanu ja taunib homoseksuaalsete inimeste soovi jutlust pidada. Miks? Seda küsime tema enda käest kohe pärast pisikest pausi. Ärge kuhugi kaduge.